The path was steep. My lungs burned. Every muscle fiber screamed for me to stop. And you know what I told myself? Of course it's hard. It's supposed to be. That's what we've forgotten in our society. We've somehow convinced ourselves that if something is difficult, we must be doing it wrong. That pain signals failure. That struggle equals mistake. What a tragedy that is. When did we start believing that growth should be comfortable? When did we decide that transformation should be painless? When did we accept the lie that success should come easy? The truth? Everything worth having lies on the other side of difficulty. Everything. And once you understand this fundamental principle, it changes your entire relationship with struggle. Look at nature. Does a seed become a mighty oak without splitting its shell? Does a butterfly emerge without the struggle of the chrysalis? Does a pearl form without the irritation of sand? No. And neither will you become what you're capable of becoming without embracing the hard. The problem isn't that your journey is difficult. The problem is that you expected it to be easy. And in that gap between expectation and reality lies all your disappointment, all your frustration, all your reasons to quit. But what if you expected it to be hard? What if difficulty didn't surprise you, but rather confirmed you were on the right path? Have you ever noticed how the same obstacles that destroy some people seem to strengthen others? Same obstacle, different response. One person says, "Why is this happening to me?" The other says, "This is happening for me." I know a woman who lost everything in a natural disaster. Her home, her possessions, her sense of security. For months, she slept on friends' couches, working 3 jobs, saving every penny. When I asked her how she kept going, she said something I'll never forget. I decided that this disaster hadn't happened to destroy me, but to clear away everything that wasn't truly me, to give me a clean slate. 5 years later, she owns a successful business, has a beautiful home, and tells me the disaster was the best thing that ever happened to her. Not because losing everything is good, but because it forced her to discover strengths she never knew she had. Same event, different story. The hard truth? Life is not designed for your comfort. It's designed for your growth, and growth is uncomfortable, always has been, always will be. When you go to the gym, what are you actually doing? You're deliberately making yourself uncomfortable. You're intentionally creating resistance. You're purposefully putting yourself in a situation where your muscles scream, "Stop this madness." And why do we do this? Because we understand that muscles only grow when they're challenged beyond their current capacity. You don't build strength by lifting what's easy. You build strength by lifting what's hard. Yet somehow, we've failed to apply the same logic to the rest of our lives. When relationships get hard, we think something's wrong. When careers get challenging, we consider switching paths. When learning new skills becomes frustrating, we're tempted to give up. What if, instead, we recognize these moments of difficulty as the exact places where growth happens? What if we stop being surprised by the hard? It's supposed to be hard. If it wasn't hard, everyone would do it. The hard is what makes it great. Have you ever watched a child learn to walk? They fall, constantly bump their heads, they cry. They get frustrated, but they get back up again and again and again. No toddler ever says, "Well, this walking thing is clearly not for me. I've fallen 20 times today. I'm just not cut out for bipedal movement." Hei kõigile! Andke märku, kas on kuulda ja kas on graafikut näha ja kuidas on teie nädal läinud, kuidas on õppimistega, et palju olete harjutanud, kas olete harjutanud ja loomulikult pange ka enda küsimused, mis iganes need olla võivad siis, pange need julgelt ka siis chati või võite ka siis privaatselt saata, peaks olema see võimalus ka, et saate siis eraldi küsimusi või siis direct message annab ka see chatist valida. Ja küsin veel, kes olid FOMC kõnes, kuidas teie siis FOMC läks, uudiste kauplemine, et kas nägite tulu, saite tulu või saite kahjumit, et andke sellest märku, kuidas teil kõigil läks. Aga
Võtame siit praegu selle ette. Kordame üle põgusalt siis esmaspäeval räägitu ja siis siirdume edasi põhjalikuma info juurde. Nii, teeme natuke liikumist siin. Kerge uptrendi. Olin tehingus, kõnes, aga tehingus sees polnud. Aga kuidas tehingud läks? Mina ise ka kõnes kahjuks ei olnud, et tegin kiired toimetused veel ära. Et kuidas üldiselt kõne läks, kuidas välja tuli, kas liikus sinna poole, kuhu oli siis oodata. Nii, aga esmaspäeva räägitu siis, et kõige aluseks, absoluutselt kõige aluseks on meil turustruktuur, ehk kus meil on siis swing punktid, higher high, higher load. Et need on meil siis kõikide asjade aluseks. Nii. Nüüd korras. Ja otsime siis neid võimalusi, neid kohti, et kui turg on meil siit liikunud, teinud enda pullbacki ja teinud uue liikumise, siis me otsime siin selles jalas enda neid confirmationeid, kinnitusi, poialasid, huvialasid, heal lapse mitu nime. Üks kõige märkimisväärsemaid nii-öelda pidepunkte on siis eelmine swingi tipp, mis on ka omas mõttes siis support resistant. Ja enam-vähem 50% joone juures praegu siin on. Lisaks sellele saame kasutada Fibonacci't, tõmmata swingi põhjast, swingi tippu, kui meil on uptrendiga tegu ja märkida ära see enda 50% joon ja näiteks ka siis golden zone, kuhu me ootame turgu tulema. Ja märkida ära siis ka huvialad. Ja nagu meil teema on, see nädal on order block. Order block võib asetseda meil swingi põhjas ja order block või meil asetseda kui kuskil siin üleval pool. Kõik oleme sellest, mida turg on maha jätnud. Ja ootame siis turgu tulema meie huvialasse, meie order blocki. Ja kui turg on jõudnud meie huvialasse sisse, siis soovitatavalt me tahame minna väiksemale ajaraamile. Ütleme, et meil on siin 4 tunni ajaraam. Teeme siia hash tähe. Et see on meil 4 tunni ajaraam. Siis siin punktis, kui turg jõuab meie huvialasse, siis siin me tahame minna väiksemale ajaraamile, et saada parem entry koht. Leida seal siis kas lisaconformationid, ehk et meil siin alas turg hakkaks enda struktuuri suunda muutma ja et saame siis minna siit oma liikumise kaasa. Ehk et kui turg murdis enda struktuuri suunda, siis leida siit nii-öelda väiksemas jalas veel enda lisakinnituskoht, kas siis sama order blocki kontseptsiooni näol või kasutades teisi siis õpitud infosid ja võtta siis tehing nüüd loodava turustruktuuri suunas, kuna üldine suund on meil uptrend, siis siit me tahame võtta ka uptrendi suunas enda tehingu. Nii, võtame ette küünlad ja märgime ära. Võtame kas siit praegu selle liikumise, et millest meil order block siis koosneb ja kus ta meil täpselt asetseb. Standardne tavaline order block, võtame siit praegu selle jooksu siis, mis on meil kujunemas siin FOMC uudisega, on meil order block siin. Viimane langev küünal enne agressiivset tõusu. Ja order block siis võiks maha jätta fair value capi. Praegu siin see cap on veel lahtine, see võib muutuda veel väiksemaks, kui turg tuleb allapoole. Aga turg võiks jätta siis maha fair value capi. Ja me saame siis seda kasutada kinnitusena, et see fair value cap on kui magnet, mis tõmbaks turgu tagasi siia otsustamise alasse, kus see suur otsus vastu võeti, et siit leida siis uuesti see entry koht, et osa positsioone on jäänud sisestamata ja minna siit siis selle uue trendiga kaasa. Vaadates varasemale pildile, siis oli meil order block ka siin.
milles siis praegu turg sõitis läbi. Siin siis order block oli meil viimane tõusev küünal, see sinine küünal, enne agressiivset liikumist alla. Ja kui vaatame küünla struktuuri, ehk küünla kehade järgi, siis siin murtis struktuuri alla poole. Et on nagu linnukesed kõik täidetud. Kõik oleneb sellest, mille järgi te struktuuri vaatate loete. Mina vaatan rohkem küünla kehade järgi, aga ka suuremat pilti, et kus maal on ka siis küünla vikid. Kui te vaatate küünla vikide järgi, siis turustruktuuri see murtud ei ole. Ei ole ka likviidsust korjatud. Et hea order block võiks siis korjata ka likviidsuse. Ehk et turg oleks võinud tulla veel siit allapoole. Ja see on kõige madalam punkt. Et siit oleks võinud veel allapoole tulla, et likviidsus ära korjata. Ja antud kontekstis siis sõideti meil siis müügi order blockist läbi. Kui me kerime välja, siis me näeme, et suures pildis on meil turg uptrendis. Et see on ka põhjus, miks see müügi order block siis vastu ei pidanud. Et turg veel on siis kergelt liikumas üles suunas. Vaatan veel vasakule, siis siin on täpselt samamoodi jälle üks müügi order block. Ma siin replay moodi praegu selles võtmes kasutada ei saa, et näidata ära seda FOMC küünla liikumist, aga esimene takistus, seisak, tekkis meil siin piirkonnas. Ja 15 minuti peal on praegu. Et tekkis meil siin piirkonnas esimene takistus, väike seisak, ja siis suruti jälle edasi, järgmine takistus jälle siin. Kuni siis lõpuks suruti sellest ka läbi. Ja turg siis hetkel liikumas kõrgemale. Et miks ka siin see ala vastu ei pidanud, see order block, lihtne põhjus siin, et turg käis juba korra sees ära. Ehk et see order block oli juba ära kasutatud. Teine puude veel juba näks kõrgemal, aga see order block oli ära kasutatud nüüd siis kahekordselt. Ja siit siis turg sõidab lihtsalt läbi. Ja igal order blockile, nagu siin ma olen välja märkin, siis standardsele heale order blockile eelneb või järgneb siis, ütleme niipidi, ka fair value gap. Ehk siis tühimikauk turul, ebaefektiivsus turu liikumises, et need kõik siis järgnevad ka. Need on need nii-öelda magnetid, mis siis tõmbavad turgu enda poole. Fair value gapide eesmärk on saada täidetud. Ja nagu eelmine kord siis kõne lõpus oli ka küsimus, et mida nagu rohkem vaadata, kas fair value gapi order blocki, siis järjekordselt rõhutan üle, valige enda jaoks confirmation. Kas te kauplete või sisenete siis fair value gapi järgi rohkem, on teie huviala fair value gap või on teie huviala suurem tähelepanupunkt order block. Iga siis erinev huviala annab ka erinevaid võimalusi turgudel. Kui näiteks siit võtta see nii-öelda müügitehing fair value gapi järgi, kas entry point või siis sisenemispunkt siin alguses või fair value gapi keskel, siis panna stop lossi jala peale, siis toon opiti ära. Kui stop loss panna turvalisse kohta ehk svingi tippu, siis oleks ta siin. Või siis siin nii-öelda vikkide peal. Ta oleks turvaline. Aga risk to reward ei ole kõige parem, 1,26. Ehk et suhteliselt nii-öelda keskpunktis, siis siin sellel liikumisel asetseb see fair value gap. Mitte kõige parem koha peal. Kui valida order block, siis on kohe näha, et risk to reward muutub kõvasti paremaks. Loomulikult turg seda siis ära ei täitnud täielikult hetkel. Nii-öelda seda eesmärki. Ja order blocki ja supply demand'i vahe on siis puhtalt, ütleme, minu silmis, minu vaates, on puhtalt siis küünla märkimise meetod. Et kas me võtame order blockiks meie viimase küünla enne agressiivset tõusu või võtame viimased küünlad enne agressiivset tõusu. Vaatan, kas siin jalas siin otseselt ei olegi, vaatame siia poole. Näiteks siin. Siin meil pisikene fair value gap oli. Meie viimane langev küünal on siin, et mille järgi siis võtta tehing. Et kas me valime enda viimase langev küünla või viimased langevad küünlad. Et oleneb, mille järgi me siis märgime enda order blocki.
üks order bloki näide see. Nii vaatame. Pikendame ta siia. Kus siis hind oli tükk aega sees. Teine order bloki näide, siis viimane nii-öelda see langev küünal. Ja teine kord võib see mängida siis väga suurt rolli meie risk-rewardis ehk kahjumi-kasumi tulu suhtes. Et kus me enda ala märgime ja kus on meie siis ka selle struktuuripunkti põhi. Et isegi siin, kui me märgime order blokki selleks, siis turvaline ala oleks siin küünalde lõpus või siin vikkide all. Need oleks siin turvalised kohad. Ehk siis svingi põhjas. Ja nagu siin näha, siis turg siia svingi põhja jõudnud ei ole. Siin 15 minuti pildis praegu. Kas siiamaani on arusaadav, et mis vahe on näiteks order blokil, kuidas märkida order blokki, et millist küünalt mida peaksime tähele panema ja ka stop lossi nii-öelda siis mõistes, et kuhu paigutada enda stop loss. Võtame need eest ära. On, super lõks. Nii, liigume edasi, pärast vaatame natukene põhjalikumalt veel üle, et siis saab vaadata täpsemalt veel. Order blokk võib muutuda, et mul on siin pandud ka BB ehk breaker blokiks. Ehk et meil standardne order blokk, võtame siit selle koha, toome selle kasti natuke väiksemaks. Ehk meie standardne order blokk, kui meil on siin langev küünal ja meil moodustub siia, see võib jääda order blokki sisse ka, on meil fair value cap. Märgin siin eraldi välja. Ehk et meil on fair value cap ka. Ja breaker blokil tasub siis tähele panna seda, et kui turg meie seda märgitud order blokki, meie huviala ei jausta ja sõidab läbi. Paigutame teda. Siis erilist tähelepanu tasub pöörata sellisel liikumisele, kui turg selle läbisõiduga tekitab fair value capi. Meie sinna huviala nii-öelda piiri lähistele siis. Et põhimõtteliselt sama kontseptsioon kehtib siis nagu fair value capi enda puhul oli, kus siis nii-öelda reverse fair value cap, ehk et meil esialgne fair value cap oli siin see ja oodata siit nii-öelda siis ostuliikumist, ehk et turg tuleks tagasi fair value capi ja jätkaks tõusutrendi, aga turg seda teinud ja tekitas meile siia siis vastupidise ehk müügi fair value capi ja siia turg siis tuli sisse ja jätkas langust. Ehk nii-öelda pöörati teistpidi. Sama põhimõte, sama kontseptsioon, siis meil selle order blokiga. Ehk et kui meie ülekattalasse jääb maa fair value cap, joonistame siit selle välja ka. Ehk kui meie ülekattalasse jääb maha siis fair value cap, siis erilist tähelepanu tasub pöörata just selle sama nii-öelda order bloki ja ülekatteala siis tsoonile. Teeme enda siit, teeme niimoodi. Nagu siin. Order bloki austatud, turg sõitis läbi, jättis maa fair value capi ja see order blokk, mis meil esialgne oli, et vaadata ostusuunda, siis see order blokk muutus breaker blokiks. Ehk et ta toimib justkui sarnaselt, kus ütleme siis support resistantile või supply demandile, et kui jääb meil nii-öelda see ala maha, kus siis turg liikus ülesse, enam oli all, nüüd liigub ülesse ja ootame seda põrget, aga seda põrget ei tule, vaid turg kukub läbi, siis nüüd see sama ala, mis meil oli, sellest saab justkui lagi ehk siis vastupanu joon ala, ehk et oodata nüüd siia põrget ja kukkumist allapoole. Et sama kontseptsioon, sama põhimõte on väga-väga läbiv siis hästi paljude terminite puhul. Ja erilist tähelepanu siis tasub pöörata siin fair value capis selle ülekatte alasse, et mis siis katab meil order bloki,
ja fair value cap'i. Ja on võimalik selliselt siis kaubelda, liikuda kaasa. Kui turg teeb enda retesti siin ära, murti alla välja retest ja saab siit liikuda siis selle alla liikumisega kaasa. Vaatan siin korra kellaaega. Siin küll toimus hästi vist vara, 5.45 Aasia sessiooni ajal. Nii, võtan korra 4 tunni pildi. Märkisin siin välja ennem. Vaatame, kus mul siin täpsemalt on. Märkisin ennem välja need order blokid ja breaker blokid. Vaatame, kus mul siin 4 tunni alakene jäi. Nii. Siin 4 tunni näites siis breaker blokk. Siin ma ei märkinud seda Doji küünlat. Sest ennem seda oli suurem viimane langusküünal, too Doji küünal liiga väike, liiga vähene liikumine, turg pikalt siin konsolideerunud, ei ole siit eelmisest küünla siis kehast ka välja murtud liigutud, et siin sai märkida order blokiks, siis see viimane langev küünal. Ja oodata turgu välja liikuma, tagasi sisse ja põrget üles poole. Turg seda siin ei teinud. Turg jällegi liikus välja ja tagasi alla, tehti retest ja liiguti uuesti alla edasi. Ilus sulamine, kukkumine allapoole. Ja sellest esialgsest order blokist sai meie breaker blokk. Ja täpselt sama teema, nagu ma näitasin 15 minuti peal, kas te märgite välja viimase küünla või viimaste küünalde jada. Teie valik, et soovitan selle siis tugevalt backtestida, järgi testida, et leiaksite enda selle kinnituse. Ja täpselt samamoodi breaker blokil, kui turg murdis läbi siit hooga, siis turg jättis maha meil siia 2 fair value cap'i. Saame need peal märkida. Esimene ja teine. Ja suuremat tähelepanu siis tasub pöörata selle ülemisele osale, ehk et kui turg murdis alla välja, murdis struktuuri alla poole, siin ta on equal'i teinud, aga oodati müüki, et see order blokk ei pidanud ja oodati müügi liikumist. Ja kui me kasutame Fibonacci't siin, selle väikse liikumise peal, tõmmates kas küünla keha või siis vikist vikini, siis jääb meil see ülemine kast ka üle 50% Fibost ehk 50% Fibo siin, kui tõmmata vikist vikini. Kui me tõmbame podist podini, siis alumine kast jääb 50% täielikult välja. Ehk et kasutada ära ka eelnevaid õpitud materjale, õpitud infot. Ja ülemine kast, mis meil siin on, see fair value cap ja order bloki ülekate, see jääb meil täpselt siia Fibo golden zone'i. Ehk et kõige ideaalsem super koht, kus siis tehingut vaadata. Ehk et alumise saab ära kustutada, võtan Fibo käest ära ja nüüd siin see fair value cap'i osas teeme siia väikse täpsustuse, paneme niimoodi. Märgime siia fair value cap'i teise värviga peale. Nii. Et siin meil fair value cap. Ja siis jällegi selle punase kastiga see ülekatte ala. Teeme selle natukene paksema joonega. Ja siin ka ilusti näha siis, et turg tuli sisse siia ülekatte alasse, mis siis katab seda endist order blokki, mis muutus nüüd breaker blokiks ja fair value cap'i, et ilusti on see ülekatte ala, turg mängib siin sees, austab seda ala ja toimub allapoole liikumine. Mis tähendab austab ala, on see, et küünlakeha, nagu siin, selle sinise küünlakeha, ei sulgu näiteks siin. See, et ta läbi vikib, see on täitsa okei. See on normaalne, et turg liikus kõrgemale. Korjas ära mingisugust likviidsust, täitis ära peaaegu täielikult siis siin selle 4 tunni fair value cap'i. Mis selle maha jäänud? Fair value cap'ide eesmärk on saada täidet tuud. Ja turg austas seda ala ja hakkas see sulamine pihta.
Nii, vaatame, mul oli üks, oli vist 4 tunni peal veel. Jah, see on välja märgitud. Et nagu näete, siis ma varasemalt siin proovisin leida neid ka ideaalseid nii-öelda neid kohti 4 tunni ajaraami peal, neid breaker blokke, et kus siis need kriteeriumid oleksid täidetud. Et oleks endine order blokk, turg ei austaks, jätaks maha fairvalue cap'i, tuleks hiljem sisse, saaks reaktsiooni ja läheks. Ja neid olukordi ei ole palju. Neid ei ole üldse palju, et kui seda breaker blokki nagu siis vaadata. Et mõned üksikud juhtumid väga-väga pika perioodi aja tagant siis 4 tunni ajaraami peal. Ja järgmine näide, siis meil siin. Viimane tõusev küünal enne langust. Tõusev küünal, langus ja on meil siin ka siis nii. Fairvalue cap ilusti olemas. Paneme siia peale. Ilusti fairvalue cap olemas ja turg tuli sisse, täitis fairvalue cap'i täielikult ära. Võib öelda, et sai siit order blokist ka reaktsiooni, aga suuremat liikumist, suuremat struktuuri murdumist allapoole ei toimunud. Kui vaadata küünakeha järgi, siis võib öelda, et jah, struktuuri murdumine toimus. Kui vaadata wikkide järgi, siis struktuuri murdumist ei ole toimunud. Toimus lihtsalt likviidsuse haaramine. Ehk et küünakeha ei sulgunud allpool seda punast joont. Ja turg liikus agressiivselt teise suunda. Liikus tõusu poole. Ja mis meil maha jäi? Siin, kui seda order blokki siis ei austatud, sama nii-öelda ala peale jäi maha meil breaker blokk. Ja terve see fairvalue cap, mis siin nii-öelda siis on, asetseb selle order bloki ala sees. Ja turg tuli ilusti sisse. Nii, markerid on kaasa. Turg tuli sisse, saadi reaktsioon siit breaker blokist ja toimus plahvatus üles poole. Kellaajaliselt kell 12 päeval. Kuni siis kella 4 õhtul, enne Londoni, New Yorgi ülekate ja toimus siit siis järgnevate päevade jooksul korralik liikumine üles poole. Toon siia vahele ühe väikse näite, et juhtida tähelepanu order blokile ja breaker supply demandile. Siin meil viimane tõusev küünal, langus, fairvalue cap ka siin, on meil order blokk, siis see viimane tõusev küünal enne langust. Supply demand on meil ka siin. See sama supply demand on ka order blokk. Et iga order blokk on supply demand, kuid iga supply demand ei ole order blokk. Et sellest nüüd paremini täpsemalt aru saada, siis siin see välja märgitu, mis meil oli, see on meil nii order blokk kui ka supply demand, et kuhu oodata turgu sisse saama reaktsiooni. Järgmised supply demandid, kui vaadata siin, supply demandil on siis ka minu reeglite järgi omad kriteeriumid, et fairvalue cap peab olema ka siis supply demandi järgi kohe. Supply demand oleks siin see küünal. Ja järgneb siia ka siis hästi väike fairvalue cap. Ja enne seda supply demandi, viimane langev küünal, on ka meil order bloki küünal. Ja siin selles liikumises on siis ka meil fairvalue cap, et kuhu oodata turgu. Lisaks sellele siin all on supply demand siin, see küünal, kuid see ei ole order blokk. Order blokk peaks olema siin tõusu liikumises siis viimane langev küünal. Siin ei ole mitte ühtegi langevat küünalt. See on lihtsalt supply demand. Order blokki siin ei ole. Ja turg tuli sisse, supply demandi siia ja saad reaktsioon ja läks. Ja nagu teiste supply demandidega ka siin, fairvalue cap ka ilusti enne olemas. Mis toimub siis kui magnet, mis toimub turgu selle ala poole. Nii, vaatame. Mul oli alguspoole, oli 1 tunni peal ka märgitud. Ka breaker blokke. 1 tunni peal leidub neid rohkem, kui vaadata GBP USD-d. Siin ka order blokk, viimane tõusev küünal või viimased tõusvad küünlad.
enne langust. Toimus langus, toimus ka nii-öelda kui vaadata küünlakehi, struktuuri murdumine. Jah, wiki järgi ei ole toimunud. Et toimus likviidsuse haaramine lihtsalt. Ja on meil siin see order block. Kas siin? Jah, fair value cap on ka kohe siin sammusel lähedal, hästi väike põhimõtteliselt see punane joon ongi fair value cap. Ja turg sõitis hiljem siit hooga läbi. Põmm. Ja jättis meil maha siia fair value capi. Ja tasub siis tähelepanu pöörata siin sellele ülekatte alale kõige rohkem. Kuhu siis ka lõpuks turg sisse tuli, ehk see nii-öelda breaker block, eelmine order block. Turg tuli sisse, täideti fair value capi rohkem ära, rohkem täielikult, kohtuti ka eelmise sise struktuuri punktiga, swing punktiga, et on see kohtumine toimunud ja turul ei ole põhjust rohkem allapoole tulla ja liiguti üles, tekitati struktuuri murdumine üles poole. Ilus reaktsioon, ilus liikumine. Hiljem kukuti ja siin allapoole veel, et tunni aja peal on seda müra juba jälle rohkem. Nii, vaatame selle 5 minuti vahel, vaatame oli siin veel märgitud tunni oma. Siin samamoodi meie order bloki küünal, viimane tõusev küünal enne langust, fair value cap ja turg sõitis sellest läbi, jättes maha teispoole fair value capi. Ja suurem tähelepanu siis peaks koonduma meil siia sellesse ülekatte alasse, mis on ka siis põhimõtteliselt terve see breaker block ala. Turg austas seda ala ilusti, täielikult ja liiguti üles poole. Siin veel eriti korralikult turg sulgus siis väljapool seda ala, jah, vikiti see sisse ära, aga sellest ei ole midagi, vaid turg sulgus ja ilus austus selle ala osas on siis olemas. Siin üks veidi pikema aja vältelisem. Siin viimane langev küünal, meie order block, või märkida välja viimased langevad küünlad, oleks order block. Turg liikus ülesse. Vaatame, kas siin. Vaatan, kas ma olen õigesti märkinud. Vale ajaära ma märkinud. Siin fair value cap otselt ei paistagi. Aga hea küll, lasta praegu olla. Ja turg sõitis hiljem läbi, jättes maa siia siis ka meil fair value capi. Teine ka, ehk et võib öelda, et terve see ülekatte ala siis peaks olema tähelepanu punkt. Turg tuli sisse, hiljem vikiti korra, ilusti on austanud seda ala ja toimus liikumine uuesti allapoole. Vaatame, kas siin üks breaker block veel siin. Elu hea ilus näide. Meie viimane tõusuküünal enne langust on ka nibin-nabin siis turustruktuuri siin selle langusega murtud ehk break of structure on toimunud. On ka fair value cap ilusti olemas. Fair value capi tuldi siin sisse, puudutati, täideti ära ja hiljem turg siit lendas plahvatusega läbi. Ja jättis maha meil siia selle liikumisega siis fair value capi. Ja tähelepanu punkt siis just see ülekatte koht, kuhu siis kui turg sisse tuli, saadi reaktsioon ja siit läks. Et ühe tunni peal GBP USD-l siis juba on neid breaker block juhtumeid rohkem. Neid, mis nii-öelda siis vastaksid sellele mustritele, kriteeriumitele, reeglitele. Et juba on neid rohkem, 4 tunni peal on neid vähem. Aga jällegi neid ei ole liiga palju. Order blokke, kui neid leiab külluses. Meil on siin order blokk. Siis saab märkida siia order blokki, et order blokke on juba küll ja küll. Siia saab märkida, on meil fair value cap täpselt order bloki sees siis.
Et order blokke on küll, aga breaker blokke, kui neid märkida, neid väga palju ei ole. Nii, siin vist rohkem on. Ja võtame korra 15 minuti peale. Siin ma märkasin ka mõned välja, aga mitte liiga palju. Siin selle me just arutasime läbi. Vaatame, mul oli veel siin välja märgitud. Otsin kohe üles, kuhu need jäid. Nii. Siin meil siis order block, viimane tõusev küünal, 15 minuti peal. Toimus langus, turg tuli, puudutas korra ära, langeti alla edasi, hiljem sõideti läbi. Ja siia ülekatte alasse jäi maha meil siis fair value cap. Ja suurem tähelepanu peaks siis koonduma siia fair value capi ala sisse, mitte siia allapoole enam. Jah, ta siin selles liikumises, kui võtta siit seda liikumist, siis asetseb ta justkui premium alas. Aga siin nii-öelda ka 15 minuti peal on terve see liikumine, mis hiljem siis formuleerus täielikult välja, on kõik see. Et siin me olime ikkagi päris heas discount kohas, discount alas. Ja turg tuli, uuesti sisse, reaktsioon ja läks. Ja hiljem siis liiguti sügavamale allapoole veel ära. Kui näha ka siin see ülekatt ala, kui seda fair value capi liigutan see vasakule poole, et see käitub justkui lae ja põrandana. Et turg näitab jälle siin selles alas siis vastupanu. Ja uuesti fair value cap siia maha jäänud. Et turg näitab ikka ja jälle siis selles välja märgitud alas reaktsiooni. Et käitub justkui lae ja põrandana. Nii, siin ka üks 15 minuti näide. On meil siin siis order block, bearish order block, et kus oodatas müüki. Turg tuli, sai reaktsiooni, justkui nagu austab, liiguta allapoole, kuid struktuuri murdumist enam ei toimunud. Ja turg sõitis ülesse läbi. Jättes maha meil siia siis isegi mitmeid fair value cap'e. Mitu tükki. Ja suurem tähelepanu peaks koonduma siia breaker blokile. On ka eelmine struktuur siin, ehk et nii-öelda poiala, huviala peaks olema siis siin selle hinnapiiri juures. Ja hiljem turg tuli siia sisse, sai reaktsiooni ja läks. Nii, vaatame, kas mul oli veel märgitud või enam ei olnud. Vist rohkem ei olnud. Okei. Kas breaker block on hetkel mõistetav? Et mis vahe on order blockil, mis vahe on breaker blockil? Et kuidas nüüd vaadata ja lugeda, märkida ja kuidas siis nende järgi näiteks ka tehinguid võtta. Nii, märgin siia välja lihtsalt ka hetkel oleva order bloki. FOMC on turu pressinud siia viimatisse order blokki. Päris sisse veel ei ole, aga siin lähedal. Et mingit vastupanu siin alas võime näha. Selge, sai selgemaks. Väga hea, super luks. Seda on rõõm kuulda, hea meel kuulda. Nüüd viimane, kolmas, läks order blokkidega, need temaatikaid võib olla veel, erisusi, kõike muid asju ka veel. Aga viimane info siis on breaker block. Breaker block siis on, kui meil on turg jätnud maha 2 järjestikust
märgime siia joontena välja. 2 järjestikust siis Fairway käppi. Ehk nende punaste joonte vahel on Fairway käpid. Ja siis breaker blokk on meil, kui meil on vikid, siis siin vikide vahes olev ala. See on breaker blokk. Või mitte breaker blokk, vaid hidden order blokk. Et see on see kolmas kontseptsioon, hidden order blokk ehk peidetud order blokk. Et kus siis oodata turureaktsiooni. Ja seda siis meie analüüsi ajaraamil ei näe. Siin meil ei ole justkui mitte midagi, see on lihtsalt ülekattala Fairway käppide vahel siis. Ja siin see näha ei ole. Selle jaoks tuleb minna siis väiksemale ajaraamile. Küll aga siin ilusti näha siis, et kus turg on hiljem tulnud see breaker blokki sisse, saanud siit reaktsiooni, või mitte breaker blokki, hidden order blokki tulnud sisse, saanud reaktsiooni ja läinud. Selleks, et seda, nii, paneme siia, teeme niimoodi, sellega parratame siiamaani. Selleks, et seda näha, siis tuleb minna väiksematele ajaraamidele. Teda võiks olla näha siis üks ajaraam meie analüüsi ajaraamist allpool või siis 2 ajaraami analüüsi ajaraamist allpool. Entry ajaraamil on seal juba mitmeid küünleid ja siis me juba mõtleme välja enda jaoks, et jah, seal on see hidden order block, mida tegelikkuses ei ole. Aga eelkõige siis analüüsi ajaraamil peaks olema seal vikid ehk et küünlasabad, mille vahele saame selle ala tõmmata. Ja tulles üks ajaraam allapoole, näiteks 4 tunni pealt, asetseb meil siin siis see hidden order block ehk peidetud order block. Viimane langev küünal, Fairway käpp ja peale seda on tõus jätkunud. Nii, võtame korra selle replay ära uuesti. Ehk siin siis täpsemalt see ala, see order bloki ala siis 1 tunni peal, kus turg tuli sisse, läks ja saada reaktsioon. Nii, vaatame, mul oli siin pool veel välja märgitud. Siin oli ka siis 4 tunni peal välja märgitud, kui tuleme 4 tunni peale. Siis siin märgitud 4 tunni peal välja. Võite heita väike vik siin üleval ja siis ülemise Fairway käpi vik siin all. Ehk nende kohtumisala siin ala sees on siis meil hidden order block ehk peidetud order block. Ja siin on ta ilusti siis näha. Ja supply demand ka kohe siin olemas. Et kus siis oodata turureaktsiooni. Märgime ta siit välja. Toome natuke välja ja võtame replay maha. Loomulikult kõik need ei toimi, ei tööta nii, nagu oodata arvata võib, et need on eelkõige siis huvialad, kus me ootame hinna kujunemist. Tahame näha, mida turg seal teeb. Aga need samused hidden order blokid, breaker blokid, order blokid, tavalised, et kõik võivad anda meile varajase indikatsiooni, et kuhu poole turg tahab minna. Oleneb, mida turg siis teeb. Vaatame siin üleval pool veel üks, kus siis ülekattalas meil asetseb see peidetud order blokk. Nii, tuleme 1 tunni peale ja siin ta ilusti olemas meil. Viimane tõusev küünal enne suurt langust. Kui siin välja märkida, order blokk oleks see, asetseb täpselt ilusti siin vikide vahel. Võtame replay ära korra. Lähme 4 tunni peale. Ja siin on see hidden order block ehk peidetud order block.
Ja on näha siin ka siis ilusat nii-öelda kerget sukest vastupanu. Turg on tugevasti tõusutrendis olnud, aga osutati see vastupanu täpselt siin hidden order block alas. Väike põrkumine, turg liikus ülesse ja 4 tunni peal on meil siin order block, kuhu siis ka siin tuldi sisse, ehk et see order block on nüüd kasutatud. Tehti ka siis küünlakeha järgi vaadates turustruktuuri murdumine, küünlaviki järgi vaadates toimus lihtsalt likviidsuse haaramine. Ehk et turg on valmis siis allapoole liikuma. Ja seesama order block, mis siin 4 tunni peal on, see enam vastu ei pea, sest ta on ära kasutatud ja turg siin nii-öelda kukkus siis läbi. Nii, vaatame korra. Rohkem neid vist välja ei märkinud. Jep, rohkem ei ole. Kas hidden order block sai ka selgemaks? See on siuke nii ja naa info. On hea teada, et kui panna paika enda näiteks take profit alasid, et mida jälgida, mida vaadata, kui näete siis graafikul siukseid kohti, et kus on 2 fair value cap'i ja kui on siis enam-vähem korralikud vikid ka seal nendel küünaldel olemas, siis nende küünalde vaheline ala on see hidden order block ala ja väiksemal ajaraamel siis 1-2 väiksemat ajaraamel allapoole peaksid leidma sealt selle order blocki ka, ehk see on mingisugune vastupanu ala, kus me võime näha siis turu seiskumist või ka siis pöördumist. Kõik oleneb seda, mida siis suured gigandid otsustavad teha. Veitsa raskem. Jah, ega ta lihtne ei ole, aga mida rohkem harjutada, mida rohkem praktiseerida, siis seda selgemaks ja lihtsamaks ta saab. Nii, võtaks, tahtsin niimoodi 15 minutit võtma ja lähen vaatame ajast tagasi. Nii, vaadates nüüd siin, kasutades siis order bloki temaatikat, saame välja märkida enda order blokid. Üleval siin viimane tõusev küünal enne suuremat langust, sama jalases on ka meil fair value cap. See oleks meil siis müügi order blok. Peaks seda teist värvi tegema. Teeme punase. Nii, paneme OV. Ja paneme siia järgi ka 4H. See on meil 4 tunni müügi order blok. Nüüd ostupoole pealt saame märkida ka siis viimase langeva küünla enne suuremat liikumist. On meil siin siis ostupoole order blok. Märgime ka siia siis 4H peale. Ja turg on praegu siin alas sees. Ja märkida ka kõik järgnevad nähtavad order blokid siis. Viimane langev küünal enne suuremat tõusu. Ja on turg siia ka sisse siis vikkinud täpselt. Ja üks veel siin allpool. Ehk et mitu order blokki üksteise järgi. Ja vaadata seda, kus on viimane siis break toimunud, viimane pullback ka. Saame siit vikist siiani. Turg ei näinud siia 50% lähistele. Vaatame korra küünla käe järgi. Suht sama. Et võib võtta viimaseks punktiks ka siit selle, ehk et saame enda Fibo liigutada ülesse. Ja siin nüüd turg enda korralikku pullbacki teinud ei ole. Et kui panna vikist vikini, siis oodatud turgu nüüd tulema allapoole. Ja meil ülemine order blok jäi siis allapoole 50%. Siin analüüsi aramil. Ja siis järgmine order blok on meil ilusti siin golden zone'is. Fibo kuldses alas. Ja üks on siis ekstreemumis. Ja nüüd on turg jõudnud meil siia alasse sisse. Nüüd, kui turg on jõudnud siia sisse või käinud puudutanud ära,
saa minna väiksemale ajaraamile, et minna siis suurema trendi liikumisega samas taktis, samas suunas. Suuremas pildis on turg uptrendis ja võib öelda, et oleme ka siis jõudnud ideaalsesse pullback alasse ehk tagasitõmbe alasse. Ja oodata siit siis turu liikumist jälle ülespoole. Kas nüüd oodata, vaadata ära turustruktuuri, kui on raske, siit võib-olla teda mõista lugeda, soovitan kasutada joongraafikut. Ehk meil viimatine suurem pullback oli siin, siis toimus murdumine ja ühtlane liikumine ülesse, tipp on siin. Ja nüüd turg murdis allapoole. Ehk et meie praegune struktuuri tipp on siin ja põhi on siin. Et siit ootaks nüüd turgu liikuma siis veel ülesse poole. Nii, marker ei taha tulla. Et turg läheks veel ülesse poole, siia ülemisse siis müügi order blokki. See võiks olla siis nii-öelda see lõpp eesmärk. Kas nüüd oodata ära selle struktuuri murdumist, mis on päris suur liikumise vahemik, või märkida, oodata siis ka siin väiksemat pilti. Et kui turg näiteks siia moodustab enda struktuuri tippu, teeb enda pullbacki, murrab jälle, siis me saame vaadata siit jala seest uue võimaluse. Kui kohe siit nii-öelda ei võta, et turg jõudis meie huvi jalasse, käis vikis ära. Siia turg jättis ka maa siis order blokki, kus nii-öelda oodata siis tehingu kohta, tehingu võtmise kohta. Ja on ka meil siin üleval pool siis, kas üks või need mõlemad 2 küünalt, on ka siin. Ilusti ta olemas. Et 2 sihukest potentsiaalset kohta, et kus siis vaadata nii-öelda neid tehinguid, kus minna turu liikumise kaasa. Panen siia näidise peale. Stop loss siin all, et oleks turvaline, oleks 35,1 pippi, liiga suur. Ehk et panen stop lossi siia küünald alla. Paneme sihukese 9. Too oleks esimene. Ja esimene siht, näiteks siin siis 15 minuti peal, siin müügi order blokk. Mida siis sihtida? Nii, teeme ta punaseks. Ja kohe selle üleval järgmine. Vaatame siit ülesse poole. Verveli kapp. Olemas. Saaks ka siia. Nii, vaatame korra siia poole ka veel. Ja saame ka siia 4 tunni jala sisse, märkida ka siis veel ühe order blokki ja ekstreemumisse ka. Et need võiksid olla, saaksid olla, siis nii-öelda sihtmärgid ehk take profit punktid, alad, kus siis võtta osalise kasumid, kui turg sinna maanisi jõuab. Ja toimetada siis vastavalt. Esimene entry siis siin ja teine siin alumise order bloki peal. Ala algusesse tehing, stop loss siia viki põhja. Et ootus on, et turg siit läbi enam ei murra ja jätkab üles liikumist. Esimene siht siia, üldine siht oleks siis siia ülesse sellesse order blokki või siis 4 tunni struktuuri tippu, et turg murraks selle struktuuri. Kuna suures pildis siis 4 tundi on meil uptrendi suunas. Nüüd vaatan korra chati, kui entry ajaraam oleks 15 minutit, aga struktuuripunkt on liiga kaugel, et ära oodata kohemis, kas siis on mõistlik näiteks 5 minuti struktuuriga entry võtta. See jääb juba suureks vahemikuks, kui su analüüsi ajaraam on 4 tundi, siis 5 minuti peal on juba liiga palju müra. Ehk et nagu ma seletasin ka siin, meil on päris suur liikumine olnud siin, terve see. Ja võimalus on oodata nüüd siin 15 minuti peal, nagu meil siin see suur liikumine nüüd oli alla. Võimalus on oodata nüüd esimene break of structure üles poole ehk uptrendi suunas. Ehk et turg siit läheks, ideaalis siis
esimest order blokki kas austab või mitte, teeks enda pullbacki ja murraks struktuuri, murraks ülespoole. Ja nüüd, kui teeb pullbacki, siis võib-olla meil avaneb uus võimalus, uus koht, kust minna tehingusse ja siit vaadates tehing, teades riski, et see ei pruugi välja mängida, sest me kaupleme tõenäosusi, et suure pildiga olla nii-öelda siis kooskõlas, et oodata siit, et turg läheks nüüd ülesse. Kõik tehingud ei mängi välja, see oleks liiga lihtne, et lihtsalt kauplemis tõenäosusi. Ja suurem struktuur üleval pool. Kuid vaadates ka lihtsalt nii-öelda seda, kui ma vaatan 15 minuti pilti, et meil tipp on siin ja põhi siin, siis tõmmates ka nende punktide vahele Fibo. Vaatame see Viki tippu, siit Viki põhja. Siis meil on niisugune turvaline maa siia 50%-ni. Teine niisugune suurem huviala koht on siin Fibo Golden Zone. Isegi kui turg tahab minna downtrendi edasi, ehk müügi poole. Et kui me siit isegi saame endal mingi tehingu, siit kuskilt jalast, ja turg tuleb allapoole ja näiteks 50-ni jõudnud ei olnud või ületanud, et on tõenäosus, et ta liigub siis Golden Zone'i, meil on siit siis tõenäosus liikuda üles poole siia Golden Zone'i nii ja kaubelda seda liikumist siit kaasa. Esimene turvaline punkt, siis Fibo 50 selles liikumises. Kui turg otsustab teha nüüd sükse lükke, et tuleb siit ja pöörab siis hoopis tagasi alla. Et siis meil on see nii-öelda võimalus olla suure ajaraamiga kooskõlas, liikuda suure ajaraamiga ühes suunas. Nii, mängitan siit edasi. Okei, natuke lägib. Siin nüüd turg haaras kaasa. Nii, liigutame nii. Turg haaras tehingu kaasa ja ootaks siin nüüd siis välja mängimist. Ja täpselt nagu oli, siis siin esimene tehing vastu ei pidanud. See order blokk oli siis suhteliselt kõrges osas, kui vaadata siit nii-öelda seda liikumist. Siis asetses ta üleval pool 50%, ehk et kui ma tõmban gunboxi, siis oli ta meil premium alas. Ehk see on ka jälle nii-öelda üks põhjus, ohumärk, et miks ta vastu ei pidanud. Ja oodata turu liikumist ülespool liikuma. Esimesega võib-olla saite miinuse. Tõenäosust on veel, et turg võiks liikuda üles poole. Alumine order blokk, siis ootaks siit veel reaktsiooni, et siit peaks vastu ja liiguks siis üles poole, sest üleval pool neid täitmata alasid, seda kütust on, mida siis turg võiks püüdma minna. Ja siit liikus turg siis natukene ülesse. Vaatame palju ta siit täiesti maksimumi jõudnud, kuni see lõpuks liiguti allapoole veel sügavamale edasi. Ehk et stop lossi tuli siis ära. Aga 1-2, nagu minu standard on, 1-2 siit turg siis mängis välja ilusti. Tollest ei ole midagi. Läks nii, saame otsida uusi võimalusi, et minna turu liikumise kaasa. Võtan siit selle Fibo eest ära. Vaatame korra 4 tunni peale. Meil on veel siin allpool üks ala, kuhu maani turgu siis oodata. 4 tunni osas siis. Vaatan breaker blokki. Jah, Firveli käppi siin ei ole. Breaker blokki otseselt siin ei eksisteeri. Tagasi 15 minuti peale. Et ootaks turgu liikuma ikka ülesse. Siin oli meil vaadates 15 minuti pilti siis. Siin oli meil ilus likviidsuspunkt, et miks turg ka siit allapoole tahtis tulla. Kas ta nüüd siia allapoole tuleb, saab näha. Saame üle vaadata siit selles osas, kus siis turg hetkel on. Turg käis siin allpool ära, liikus ülesse. Kas meil siin on ka nii-öelda 15 minutit täpsustusega siis order blokk ala, et kus see turg enda reaktsiooni siis saada. Üks order blokk on ka meil siin, siis selle 4 tunni ala sees. Nii, liigutame need siia vasakule poole veel või paremale poole. Ja sellega sinna.
rohkem alasid siin ei olnud. Ehk et võimalus teha täpsustus, aga iga täpsustus, mida me teeme, siis me tõstame ka seda nii-öelda tõenäosust, et võime jääda tehingutest maha. Ja siin sama teema, kas üks küünal, viimane langev küünal või viimaste langevate küünalde jada, tee valik, turg on korra sees käinud. Ja vaatan, kui siit märkida viimaste küünalde jada, siis nüüd on ta jälle sinna alase nii-öelda sees. Aga vaadata, oodata, mida turg siis teeb. 4 tunni pildis, tuleme korra tagasi, tõmmates Fibo peale, siia nende 2 punkti vahele, siis oleme me Fibo Golden Zone'is. Ehk et siin selles mahlase ala nii-öelda lähedal, et kus siis oodata, võtta seda tõusu trendi liikumise tehingut, turg võiks liikuda nüüd üles poole, murda siit seda osa ja üleüldiselt ka siit seda tippu. Nii, mängitame korra siit ühe küüna veel. Ilus reaktsioon, turg jättis meil siia ka maha order bloki. Turg tuli sisse, jättis meile order bloki maha, varajane tõus, 15 minuti pilti vaadates, jah, täiesti vastu trendi, turg on meil siin siis päris korralikult languses, et oodata, et siit nüüd turg läheks ülesse. Suuremas ajaraamis me oleme pullbacki osas. Ehk et jällegi, kas oodata nüüd turgu, et turg murraks siit selle struktuuripunkti, liiguks ülesse, siis teeks pullbacki ja siis selle pullbacki pealt minna tehingusse või oodata veel üks struktuuri murdumine ja jälle pullback, et siis minna tehingusse. Et täitsa individuaalne valik. Ja siia vastu saame, nii, vale asi tuli. Siia vastu saame ka märkida, siis viimase tõusu küünla enne langust. Ja siin nii-öelda jälle üks võimalus, turg jõud siia siis täpsustatud order blokki sisse, et kust minnes müüki. Ja tähendab ostu. Turg meil siin murdis korraks struktuuri üles poole, et see alla liikumine väga vabalt võib-olla lihtsalt siin 15 minuti peal veel likviidsus haaramine ja et siis turg liigub meil ülesse. Ootel tehing siia sisse, stop loss siia samusele ala alla ja esimene target siia näiteks selle müügi order bloki algusesse. Suurem siht saab olla siit juba siis jah, 4 tunni see tipp, kuhu jälitada, lasta tal joosta ja siit edasi juba siis üleüldine suurem struktuur. Aga nood on juba päris kauged tulevikud. Mängitame siit edasi. Vaatame, mida turg teeb, kas jõuab siia sisse või jõua. Turg jõudis saba otsaga täpselt sisse, tehing on aktiivne. See kellaaeg siin üldse on? Õhtune aeg, New Yorgi sessiooni lõpp, öö on peale tulemas. Et võib-olla ei julge päris reaalsuses niimoodi siis tehingud lahti hoida. Ja siin siis Aasia sessioon ja hommikune aeg jälle. Turg tuli veel sügavamalt korra sisse, kinna peale tehing aktiveeritud, ilusti austab nii-öelda seda ala, et siit oodata siis üles liikumist. Ja lõpuks siin siis nii-öelda see target täideti. Mis sellest, et siin need 2 tehingut võib-olla reaalsuses läksid stop lossiga kinni, et tuli kas 0,5%, 1% tuli kahjumit, me oleme tehingu 2% kokku, ja siin 3% tuli võitu, ehk lõppkokkuvõttes 1% kasumit. Ja siit edasi nii-öelda siis turgu jälle jälitada. Et target, kas võtate osalise kasumi välja, liigutatud targeti kuhugi maale, või üleüldine target ongi siin tipus, et turg jõuaks siia suuremasse 4 tunni order blokki ja võtate võib-olla poole tee peal kuskil siis
endal need kasumid välja. Siin turg liikus ülesse. Ootaks turgu tegema pullbacki. Ja vaatame, kus see küünlakeha siin oli. Täpselt siin. Siin ka siis hidden order block jälle samas alas. Turg tuli ilusti eelmise struktuuripunktini. Ja kas jätkab siit ka üles liikumist? Mängitame edasi. Ja lõpuks jõuti siis suure targetini. Ehk et nii-öelda saite võib-olla siit varajasest, väga varajasest faasist sisse, tees täpsustusi, leidis neid kinnitusi ja lasta sel tehingul lihtsalt elada oma elu. Lasta jookseb ja võtta osalisi kasumeid ja jälgides ka seda, mida siis turg maha jätab. Ehk neid loogilisi liikumisi ka 15 minuti peal. Meil turustruktuuri tipp oli siin, ehk see oli see nii-öelda pullback faas koht. Turg liikus alla, siit liiguti enam-vähem ühe jutiga läbi, ehk et seda tippu ei oldud testima tuldud ja nüüd turg tuli tegi enda pullbacki, tuli testima seda tippu ja siit jälle liikumine ülesse. Ja vaatame korra, kus ta 4 tunni pildis meil lõplikult välja jooksis. Et 4 tunni order block siin, kuna on uptrend, siis ei ootaks tolle ala vastupidamist. Ehk et siit võiks siis turg läbi kukkuda veel. Või läbi minna, mitte läbi kukkuda. Ja täpselt nii juhtus. Ja lõpuks siis jõuti ka siia tippu. Küll väga pikk aeg, et kui tehingu koht meil oli siin 29. juuni, siis põhimõtteliselt tehingu tippu jõuti 23. juuli. Peaaegu kuu aega. Et kes viitsib nii kaua oodata, loomulikult tasub ära, et kui panna siin 1%-ga tehing sisse ja oodata, et turg murraks siit selle tippu, siis 16% konto kasvu, kui oli 1% riski, saada sihukese koha pealt sniper entry sisse, lasta tehingul elada oma elu, et näpi ei puudu vahepeal. Muidugi need commissionid asjad, et väga hea siis kontopäeval on, kus ei tule lisatasusid ega muid asju juurde, swap ega kõik muud. Et neid juurde ei tuleks, et peab olema sihuke hea konto, millega lasta see joosta. Aga jällegi võimalik. Vot, sihuke väike näide siia lõppu. Piirume korra kuhu poole see FOMC meil liikunud on. Vaatame korra üle. Siin on supply demandid märgitud. Erinevate ajaraamid omad. Nii, ei saanud kätte. Siin on 4 tunni supply demand. Turg suht lähedal. Order blokk on ka siin lähedal. Et ootaks turgu veel siia sisse vikkima tulema. Küll on mingisugust peatumist konsolideerumist juba näha. Dollarindeks FOMC tuli, midagi erilist ei toimunud. Dollarindeks jällegi konsolideerub. Väga suurelt. Küll aga JPY paarid peaksid olema liikunud. Vaatame korra JPY-d. Jah, JPY nädala algusest alates on liikunud päris hästi ja nüüd FOMC-ga on toimunud siis ka korralik kukkumine. Ja täpselt sama ka siin uuesti JPY-l. Uuesti käed peaks olema ka hüppe teinud. Isegi ei ole. Täiesti konsolideer. Vot, selline see order block teema. Loodan, et leidsite siit väärtust, et saite endal täpsemaks need asjad ja võib-olla otsusele jõuda rohkem, et milli järgi siis täpsemalt kaubelda, mis on teie need confirmationi kinnitused. Et kas jälgida order blocki, supply demandi, support resistant, fair value cap'i, lisaks Fibonacci, turustruktuur muidugi on kõige alus, et kõike neid jälgida ja backtestige. Et backtestimine on tohutult tähtis. Et läbi selle, et teete neid nii-öelda avastusi, epiphaneid, et järsku hakkab mingi tulukene põlema, te näete mingid mustreid kujunemas ja te leiate selliselt siis enda selle enesekindluse.
et order blockist kindlasti annab midagi veel rääkida. Minul hetkel rohkem midagi order blocki kohta otsesemalt rääkida ei ole. Et sellised põhilisemad asjad sai räägitud, et mis on tavaline order block, breaker block ja lisaks siis hidden order block. Ja siit edasi on kõik teie enda teha. Edasi, kuidas me liigume, siis laupäeval tuleb weekly overview ja järgmise nädala teeme siis üks kõike hõlmava kõne, kus te võite küsida ükskõik mida, kus me käime läbi erinevaid ideid, teooriaid, strateegiaid, et anda mingisugune stardipunkt teile, et kust hakata siis enda strateegiat arendama, kust edasi liikuda. Et valides mingid konkreetsemad reeglid, kontseptsioonid ja saate neid siis hakata testima ja lõpuks jõuda siis suuremate kasumiteni ja ka enesekindluseni, et kuidas siis täpsemalt turgudel osa võtta. Vot, aga sellega oleks siinkohal kõik. Soovin teile super ägedat, võimsat, tulemuste rohket, kasumlikku nädala jätku ja näeme, kellega näeme, siis laupäeval. Pean vaatama, kas ma teen laivi või panen hiljem salvestuse, vaatan, kuidas see päev mul kujuneb. Ja ülejäänud teistega ma loodan, et näeme siis uue nädala alguses, kus teeme siis kõikehõlmava kõne erinevate strateegiate kohta siis. Seniks aga tšau, paka ja edu õpingutel!